No jõu, hõbekun siin ja mõtlesin, et teen väikse sellise video jälle. Et täna on siis 17. juuni aasta 2024 ja kell on siin kuskil 12.30 lõunaaeg. Et hõbeda ja kulla hinnad on natukene kukkunud, aga see ongi hea võimalus juurde soetada omale midagi. Et millest ma täna tahtsin rääkida? Nimelt ma sain ühe väga vinge mündi, mida mul ei ole varem olnud. Ja mõtlesin, et näitan seda teile ka. Aga räägiks natuke teile nendest Hiina pandadest. Et mündid, mida hetkel näete, on kõik siis puhtast hõbedast, 99,9% hõbeda sisaldusega. Ehk siis puhas hõbemünt, investeerimishõbe. Ja antud münte siis valmistati kuni aastani 2016, tehti neid 1 untsiseid, ehk siis 31,1 grammi. Alates 2016 alustati tegemist 30 grammile, nagu näete. Et varem olid 1 untsised, 1 aunts ja nüüd alates 2016 muudeti ära ja nüüd tehakse 30 grammiseid. Et vahe on siis see, et see münt kaalub siin 30 grammi ja see münt kaalub siin 31,1 grammi. Aga kõik muu nagu põhimõtteliselt jäi samaks. Et ainult kaal muudeti ära. Noh, kujundus on muidugi iga aasta erinev selles suhtes. Nagu näha, siis see panda siin, mis on 30 grammi, on aasta 2017. Ja hakatigi siis tegema alates 2016. Ja see 1 untsine münt, mis mul siin on, see on aasta 2008 näiteks. Siin taga on mul üks panda. Ja see on aasta 2015. Samuti 1 untsine. Ja siin all 2023 aasta panda. 30 grammi. Ehk siis need on siin 1 untsised ja need on siin mõlemad 30 grammised. Kõik panda mündid, need on siis, peate vaatama aastate järgi. Et paljud aastad on vermitud neid vähem, kui vermitakse praegusel ajal. Et sellest võivad erineda ka hinnad väga palju. Et kui siit võtta näiteks see sama 2023 aasta münt, see panda, mis siin all on, siis seda münti vermiti 10 miljonit üle maailma kokku nagu. 10 miljonit. Aga see selleks. Aga mida ma teile täna näidata tahtsin, tõstan natuke neid eemale, et sain ühe ägeda panda omanikuks. Nimelt, siin on mul selline panda. 1 untsine. Minu arust väga ilus. Ja vaadake seda aastat. Aasta 2000. Et ülikõva. Mis selles mündis erilist on? Neid münte on vermitud vaid 140 000. Kui seda münti siin tehti 10 miljonit eelmine aasta, siis 2000 aastal tehti seda münti ainult 140 000 üle maailma. Kokku 140 000. See on siin frosted ring. Ehk siis see rõngas või ring, mis seal ümber on suht taoline nagu see taust siin pandal taga. Öeldakse frosted ring ja seda tehti siis 140 000. Seda tehti ka teist varianti aastal 2000. Mirrored ring. Ehk siis selline, see ring, mis siin on nagu peegel või nagu läigib. Ja neid tehti väga vähe. Kui ma peast õieti mäletan, siis oli neid vaid, ma võin nüüd natuke mäda panna, aga 20 ja 40 000 vahel. Ja neid tehti väga vähe. Ja nende hinnad on juba päris kõrged. Et kui frosted ringi omad, need, mis mul siin on, hakkavad seal alates 200 eurot ja aina ülespoole. Et pikaajaliselt investeerimiseks päris hea. Mis veel? Muidugi need kõige haruldasemad ongi sealt 2000 aastast allapoole seal. Muidugi kui see sama panda vaadata seal
näiteks mis on pandud sinna PCGS või NGC või Google sinna kapslitesse või ümbristesse. Ja on hea sellise mingi MS70 saanud või midagi, et nende hinnad seal ikkagi lähevad seal 500, 600, 700, 800 eurot sinnani välja. Et jah, nii on lihtsalt. Et 2020 aastaga on siis maailmas kõige kallim panda hetkel, hõbepanda siis, 1983 aasta panda. Ja tolle hinnaks on hetkeseisuga 16 000 eurot. Et päris äge ju. Et jaa, et siin siis Frosted Ring pandad tehti siis 140 000 ja peegelümbrisega, selle peegelringiga tehti 29 000. Et aga siiski, mul on variant, mida tehti 140 000 ja see on päris hea, et hinnad algavad seal alates 200 eurost. Ja mis veel, selline näeb ta välja siis, kapsel on natuke kriibitud mul, pole hullu, näete ära ikka milline ta on. Ja mis ma siin vahepeal veel soetasin omale, kohe näitan. Et kes ei tea, siis paar päeva tagasi tuli Eesti välja jälle uute müntidega. Et 2024 aastal tehti siis uued mündid. Ja tehti neid kahte varianti, kullast ja hõbedast. Et mul on siin üks ostetud. Ja hõbemünti mina ei ostnud, aga ma ostsin kuldmündi omale. Et vaatame, milline see välja näeb. Pühendatud on see münt siis Tartu Hansalinnale. Hansalinn Tartu 2024. Pakend iseenesest on päris viisakas, Eesti Pank. Ja münt näeb välja siis selline. Eesti Vabariik 2024. See on siis tagumine külg. Vaatame, kuidas ta eest välja näeb. Nominaalväärtus 25 eurot. Hansalinn Tartu. Et hõbemündil oli siis teistsugune kujundus. Aga neid hõbemünti tehti tunduvalt rohkem ka kui kuldmünti. Et kuldmünti tehti, tiraas oli 3000. Ja nii on. 2024 aasta kuldmünt siis. Panen teile väikse klipi vast siia kah infost, kes tahab veel natuke lugeda või uurida, kus seda saab või palju ta maksab või mis muud andmed on. Et jah, nii on. Siin on muidugi, minu münt oli siis number 959. Siin on muidugi infot ka veel, ma ei tea. Võin teile natuke näidata, kui on huvi. Nominaalväärtus 25 euri, puhas kuld 99,9%, kaal 3,11, kvaliteet proof like, vermiti 3000 tükki, aasta 2024. Ja nii on. Hansalinn Tartu. Ja kes ei tea, siis nendes raamates on alati siin ingliskeelne tekst ja ka eestikeelne tekst. Saate siin lugeda, päris palju lugemist on. Saate siin targemaks ja värki ja normaalne. Ühesõnaga, nii on.
selline oli siis tänane video. Siin oli hõbekunn. Pange subscribe, kes ei ole veel pannud ja näeme juba järgmises videos. Olge tublid. Tšau!